Tere tulemast tagasi vaatama loomasaadet Lemmikute lemmik. Enamasti kassidele meeldib kala süüa ja see on neile kasulik ka, aga tihti ei meeldi just inimestele toapõrandal näiteks värsked räimed, sest ilmselgelt võtab kass kala toidukausist välja ja asetab selle sinu vaibale. Lahendus võiks peituda kvaliteetsetes kalakonservides. Tere Kerli, miks on kala koertele ja kassidele toidulaual oluline? Oluline on see eelkõige sellepärast, et kala on hästi seeduv. Kalas on hästi palju omega-3, mis siis aitab omastada erinevaid vitamiine, erinevaid toitaineid, proteiini, ehk siis kõik see, mis on looma tervisele, ehk siis karvkattele, nahale, küüntele, käpapadjakestele vajalik. Tegelikult on kala veel hea hammastele, liigestele, siseorganitele, ka näiteks südamele. See on kuidagi inimesele hästi mõistetav, et kassid võivad kala süüa ja võivadki seda ka põhilise toiduna süüa. Aga kuidas nüüd lugu koertega on? Kas minu koer ka kalast saab kõik vajalikud asjad kätte? Otse loomulikult. Võtame näiteks selle, et kui inimene sööb kala, siis kõik ju teavad, et kala on inimesele kasulik. Aga inimese seedekulgla on suht pikk. Ehk siis kui mõni toitaine imendub natuke aeglasemalt, pole hullu. Aga looma seedekulgla on tükk maad lühem. Ehk siis on tarvis kiiret imendumist. Ja just nimelt seda kala nagu soodustab, just nimelt kala ise ongi kergelt seeduv, ehk siis kiiresti seeduv. No koera ja kassi toidumaailmas on väga-väga oluline koht konservidel. Petsiti poodides on siis müügil selline bränd nagu Fish for Dogs ja Fish for Cats. Ja nendel on siis kõik tooted kalabaasil, mille retseptid on hästi lihtsad. Koertel on küll ainult 2 konservi, aga on siis ka 2 erinevat vahtu veel lisaks juurde. Vahud on siis mõeldud kas siis kuivtoidu peale panemiseks või siis eraldi maiusena. Hästi lihtsalt tehtud. Nad on siis arvutatud see kala ja siis vahtu löödud. Loomadega on üldse nii, et inimesele on tähtis see, mida ta näeb, siis loom sööb lõhna, ehk siis haistmismeel on hästi tähtis. Kalalõht loomadele meeldib, kassidele muidugi eriti, aga koertele ka. Ja kuna siis nüüd kass on tunduvalt pirtsakam kui koer, siis kassidel on lausa 15 erinevat konservi. Erinevat maitset, et ka kõige selline iseteadlikum kiisu, tema leiab ka kindlasti sealt endale sobiliku. No mida head kõike nendest konservidest leiab? Valge ookeanikala, sardiin, makrell, krevett, lõhe, forell. Need on baasained, aga siis lisatud on näiteks tigusid, rannakarpe. Kuidas nüüd neid konserve valmistatakse? Nende valmistamine algab iga toidu puhul kõigepealt selle toidu püüdmisest. Püütakse siis Norra lähedalt kallastelt. See kala töötlemine algab juba laeva peal, ehk siis jäävad ära paljud sellised ebavajalikud töötlemisfaasid, nagu näiteks külmutamine ja samas ei ole ka tarvis seetõttu lisada erinevaid säilitusaineid, võib-olla ka mingeid värvaineid, et ta nagu ilus püsiks. See eeltöödeldud kala viiakse siis Norras tehasesse, mis on ka ranniku lähedal juba ja seal siis toimub ainult nüüd see pakendamise protsess ja lähebki kohe lattu, et saaks nagu edasi turustajale viia. Ehk siis tegemist on väga väikese ökoloogilise jaehelega, sest meie mõistes on tegu kohaliku toorainega. Lisaks toidule on tehtud siis ka veel üks lisa abiaine, mis on siis 100% lõheõli, mis ongi just mõeldud just nimelt luu jaoks, liigese jaoks ja käpakeste jaoks, et ei oleks käpapadjandi kuivamist ega lõhestumist.